Tere tulemast kuulama meie tänast podcasti. Täna räägin ühest erilisest päevast, mis toimus meie linnas. Maailma koristuspäevast. See on päev, mil inimesed üle kogu maailma tulevad kokku, et oma kodukohta puhtamaks muuta. Kuigi see kestab ainult ühe päeva, on selle mõju palju suurem. Meie linnas algas koristuspäev hommikul kell 10. Ilm oli jahe, aga päike paistis ning tuju oli hea. Inimesed kogunesid keskväljakule, kus korraldajad jagasid kindaid, prügikotte ja helgurveste. Seal oli nii lapsi, täiskasvanuid kui ka eakaid. Kõik tahtsid midagi head teha. Mina liitusin rühmaga, kes läks puhastama jõleäärset ala. Seal oli pärast suve palju prügi, plastpudeleid, topsikaasi, kilekotte ja isegi katkine vihmavari. Kõige rohkem üllatas mind aga see, kui palju oli suitsukonisid. Need on väikesed, aga neid oli sadu. Koristasime umbes 2 tundi. Vahepeal tegime väikese pausi, jõime teed ja rääkisime, miks inimesed prügi maha viskavad. Paljud arvasid, et inimesed lihtsalt ei mõtle tagajärgedele. Mõned ütlesid, et prügikaste on liiga vähe. Kõik olid aga nõus, et midagi peab muutuma. Pärast koristamist sorteerisime prügi. Plastik kollasesse konteinerisse, paber sinisesse ja klaas rohelisse. Ohtlikud jäätmed, näiteks patareid ja e-sigaretid, läksid eraldi kasti. Korraldajad tänasid kõiki ja ütlesid, et meie rühm kogus kokku üle 120 liitri prügi. Päeva lõpus tundsin uhkust, mitte ainult enda, vaid kogu linna üle. Me nägime, et kui inimesed tegutsevad koos, muutub linn tõesti puhtamaks ja ilusamaks. Ja mis kõige tähtsam, see motiveeris mind igapäevaselt rohkem mõtlema, kuhu ma oma prügi viskan. Loodan, et ka sina osaled järgmisel aastal. Iga väike tegu loeb.